Volkswagen Amarok oli 2010. alguses eestlaste seas üks hinnatumaid töömehi ja tegid oma tööd väsimatult ja katkematult ja lojaalsele töömehele kohaselt ei puhanud ta mitte kunagi ja seetõttu rabeles ta ennast lõhki ja saadeti ta parematele tööpõldudele, kuid nüüd, kui konkureeriv Ford Ranger vallutab tema kunagisi töövälju, ei jäänud vanameestril Amarokil midagi muud üle, kui ka surnuist üles tõusta. Ja kui surnuist üles tõusnu võiks tavaliselt saada endale täiesti uue hingamise, minna kõigepealt oma lähedastele suurt uudist kuulutama, siis Amarok läheb lihtsalt sinna ehitusplatsile ja jätkab selle tööga, kus ta enne surma pooleli jäi. Seda selle tõttu näeb ta ülimalt sarnane välja oma eelmisele mudelile. Tere tulemast taas kord kaasele oma naisluksele proovisõidule. Amarok suudab aga läbida kuni 8 sentimeetrist veetakistust, andra olemas aeglust ja tifri lukud ja nelikvedu muidugi. Ja 21 tolliseid velgi saad sa endale ka, et sul eriti edev oleks. Tema kasti mahub 1113 kilogrammi igasugust kola ja euroolus mahub sinna täiesti lõdvalt ära. Tagaistujatel on tal jalarumi ja pearumi ka täiesti lahedalt, ega materjalid on temal sees üsnagi head. Ainult lapse ja turvatooli sinna sättimine võib olla ebamugav, kuna Isofixi kinnitused on vägagi raskesti kättesaadavad, aga olemas seal selle eest täiesti tavaline elementaarne kodupistik. Ja vägagi kõrge istumisasend on tal ja kuigi pöörderaadius on tal üsnagi lai, aga automaat käigukast 10-käiguline vahetab käiku täiesti märkamatult, nii nagu ühele kunagisele tööloomale kombeks. Ja muidu näeb ta välimus muidugi traditsiooniline välja, aga Ranger näeb ikka mõne kandi pealt parem välja. Interiööris on olemas 12-tolline multimeediasüsteem, mis on küll üsnagi lihtsasti kasutatav, kuid sinna on ära peidetud ka kliimapaneel, mis teeb sellise mehise auto kasutamise natukene liiga ebamugavaks, kuigi paar juhtnuppu seal on ja 8-tolline digitaalne näidikupaneel on seal olemas ja 360-kraadine kaamera, mis pole küll kõige parema graafikaga ja muidugi automaat käigukast manuaalse ja käigurežiimiga. Ja nelikvedu koos igasuguste lukkudega. Ja muidu näeb interiöör hea välja ja vägagi kasutajasõbralik. Kuna Amarok on surnuist üles tõusnud, esitab ta muidugi omad nõudmised tööandjale ja on nõus ta töötama vaid Eestis siis, kui talle rakendatakse mootoriruumi 3-liitrine V6 turbodiisel 177 kilovattilisena ja 240 hobujõulisena ja ütleb, et ta juua võib iga päev vähemalt 9 liitrit 100-le. Ning mujal turgudel on saadaval ka väiksemad diiselmootorid ja ka manuaalkäigukast, aga eestlasi Amarok selliste mudelitega kindlasti narrima ei hakka. Ja hind algab tal 51 000 eurost ja lojaalsed eestlased, kes oma Amarokis töölooma taga igatsesid, võiksid ju sellise 50 000 eurose hinnad välja maksta, ka need, kes ei ole Amaroki töö mentaliteedist nii suures vaimustuses, võivad osta tal alates 35 000 euroga Ford Rangeri. Selline uus Volkswagen Amarok, meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.